Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Otsi lolli, kes ei kannas holli, kui on kolli raha vaid su suus. Raha mängib elus vaid rolli, raha see on teadus muus. Otsi lolli, kes ei kannas holli, kui on kolli raha vaid su suus. Raha mängib elus vaid rolli, raha see on teadus muus. Kõrged mõtted sõpu andmega, pole ilu ilma rahata. Süüjad magas sarde vahet süga, ega elult muud ei taha. Raha võivad sul ja igavene, elu lühikene raha pikku. Kell on vähe või on natukene, sellel puudu velge, sellel puudu velge, sellel puudu velge tulevikku. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Põim Kama ja Priit Hõbemägi. On olnud erutav nädal. No seda võis aru saada ka sellest laulust, mida me laulsime. Käivad Europarlamendi valimised. Eelarvekärbe sai lõpuks ometi valmis. Tippjuhid ehitasid oma majandushuvide ja sissetulekute deklaratsioonid. Maksuamet tahab lennata kosmosesse, et kontrollida kõike ja kõiki siin maa peal ja kõiki neid teemasid ühendab üks ja see sama asi ja see on raha. Aga me alustame täna Maksuametist, teistest teemadest räägime loomulikult ka ja see üks pommuudiseid sellel nädalal oli see, et Maksu- ja Tolliamet soovib, et Rahandusministeerium teeks seaduse, mis võimaldaks sisuliselt ametile ligipääsu iga inimese ja ettevõtte pangakonto andmetele, et sealt siis maksmata makse üles leida. Nüüd, kui vaadata neid intervjuusid ja Maksuameti ja Rahandusministeeriumi kommentaare, siis sealt kostab alalõpmata läbi see, et et see ikka ei ole nii ja see päriselt ei ole nii, me pole seda niimoodi mõelnud. Räägitakse mingitest müstilistest koondandmetest, aga kui küsimus esitatakse nii, et kui siiski tekib huvi mingisuguse konkreetse inimese või tema pisikese ettevõtte vastu, et kas siis seda saab vaadata, siis öeldakse, jah, loomulikult me peame ju kontrollima seda, et igaüks maksaks korralikult makse. Minu jaoks oli ausalt öeldes üllatus, et miks see teema üldse päevakorral on, et ma kujutasin kogu aeg ette, et kui Maksuametil või õiguskaitseorganitel on kahtlus, et keegi tegeleb maksupettustega, et siis on ju kõik seaduslikud võimalused olnud ka siiamaani seda asja menetleda, et miks peaks seda nüüd sellisel kujul üldse mingi uue regulatsioonina vastu võtma, et see on minu jaoks jäänud segaseks ja ka õiguskantsler Ülle Madise on olnud ütleme niimoodi selle asja kommenteerimisel väga ettevaatlik, ehkki ta on viidanud korduvalt oma sõnavõttudes sellele, kui ohtlik. Ta ei ütle, et meie riik on muutumas süvariigiks, aga ta on öelnud, kui ohtlik on vaikne süvariigiks muutumine selle sama asja kontekstis. Eks selle nädalane pommuudis natukene jätab tööõnnetuse mulje, et ma arvan, et ei Rahandusministeeriumil ega ka Maksu- ja Tolliametil päris seda plaani ei olnud, et see nende kavatsus nii toorelt ja nii algfaasis avalikuks saab, aga kuna ta sai, et siis palju arutelu on igati põhjendatud selle ümber, et ühest küljest ma saan aru, et on selline nii-öelda poliitiline tellimus selle asja puhul, et meil on suur eesmärk riigieelarvet korrastada ja tõhusam maksude kogumine on üks meede, mida siis nagu üritatakse teha selleks ja ilmselt on siis antud ka inimestele tööülesanne mõelda välja, et kuidas siis tõhusamalt makse koguda, aga minul tekkis tugev küsimus selle suhtes, et millist probleemi me lahendame ja kuhu me nagu ressursid ja tähelepanu koondame, sest tegelikult on Eesti juba täna maksukäitumiselt maailma absoluutses tipus, et meil ei ole seda probleemi, et ettevõtted ja inimesed nagu korralikult makse ei maksaks. 100% makse kokku koguda ei suuda ükski riik, aga Eesti ei ole sellest sugugi kaugel. Ja siin kõrval on ka see, et Maksu- ja Tolliametil on olnud väga kõrge maine, väga hea kuvand,
ja nüüd tundub, et siis selle initsiatiivi või algatusega on suur risk seda nii head kuvandit kui ka senist siis sellist maksudistsipliini hoopis lammutama minna, sest et siin kõrval väga suure probleemina on see, et ettevõtjate usaldus riigi ja valitsuse otsuste vastu on harukordselt madal, mida näitaks ka siin kevadine konjunktuuriinstituudi uuring, et need tegurid, mis mõjutavad majanduskeskkonda ja selle väljavaateid, et kas on kunagi lootust, et majandus kasvama hakkaks, et seal ettevõtjad tõid välja, et kõige suurem probleem on see, et absoluutselt ei saa aru, milline on riigi ja valitsuse plaan ja mis üllatused sealt järgmiseks tulevad. Ehk mul on tunne, et minnes nagu lahendama mingit marginaalset väikest probleemi, me tegelikult tekitame asemele uue suure probleemi või kasvatame. Nojah, eks neid katseid ole ju, või naljakaid katseid ole ju varemgi olnud, et mulle meenub see, kuidas aastate eest siis veel ei olnud niisugust majanduslangust. Üldse ei olnud majanduslangust. Kui Maksu- ja Tolliameti ametnikud käisid mingil perioodil spordiklubide parklas, mäletate, autonumbreid üles kirjutamas, et selgitada, kas tegemist on ametiautoga ja kui on ametiautoga, kas siis spordiklubi juures käimine on töö või erasõit ja nii edasi. Aga mul on tegelikult küsimus, millel ma ei ole vastust saanud, et juhul kui see Reformierakonnast vist algus saanud idee hakata rohkem kontrollima eelkõige siis ettevõtete pangakontode läbi võimalikke maksupettusi ja neid ära hoida, kas see kasvatab halduskoormust Maksu- ja Tolliametil ja teine küsimus on muidugi see, et kui maksulaekumised on vähenenud, siis kas maksulaekumised on vähenenud pigem seetõttu, et ettevõtete olukord on mõnedel ettevõtetel halvem ja nad ei suuda lihtsalt makse maksta nii palju või neil ei olegi, mille pealt nii palju makse maksta, või on tõepoolest maksupettused läinud keerulisemaks ja raskesti hoomatavaks, seda viimast ma eriti ei usu. Milline neist oli see küsimus, et millele sa vastust ootad? Ma täpsustaks nii palju, et maksulaekumised ei ole vähenenud. Maksulaekumised on ajalooliselt kõrged praegu. Eesti riik kogub makse rohkem, kui seda varasemalt on tehtud. Et tegelikult seal ei ole probleemi. Et mis on kurioosne selle asja juures veel ka on see, et seda nagu viimast põhja kokku kraapima minnakse väikeettevõtete ja väikeettevõtjate juurde. Et otsitakse siis nagu selliseid ettevõtteid, kelle käive on võib-olla mõnikümmend tuhat ja minnakse sinna siis nii-öelda peenhäälestama, et äkki seal on mingeid riismeid, mida ei õnnestu muude vahenditega kokku kraapida, kui siis neid kontodel käibeid võrreldes deklaratsioonidega. Need riismed on 10 miljonit, vähemalt selline eesmärk on läbi käinud. 10 miljonit küll, aga vaatame nüüd siis, milline siis möödunud aasta maksude kogumine oli. See oli 3,5 miljardit ja see 10 miljonit täpselt 0,3% siis aastas kogutavatest maksudest ja siin tekib tõepoolest see küsimus, et kas see ressurss, mis läheb nüüd selle teema käsitlemise peale, et kas see üldse tasub ennast ära, kas see kulu ei ole suurem ja kas see negatiivne nii-öelda promo, mis Maksuamet nüüd praegu täiesti selgelt saab väikeettevõtjate käest ja elanikkonna käest üldiselt, et kas see tasub ära, et see tundub nagu, et see on selline, mul isegi tekkis selline mulje, et see on nagu selline spinn, et tähelepanu juhtida mingisuguselt suuremalt probleemilt kõrvale, et visatakse ette selline Maksuameti hull plaan, aga ma arvan, et me ei ole nii suur riik, see võib-olla Inglismaal võiks taoline asi olla, aga igal juhul mulle tundub, et see ettevõtmine on Maksuametile kindlasti kahjulik, kui me vaatame seda, et maine poolest, et meil oli Eestis on kuskil 145 000 ettevõtet ja nendest 97 000 ehk siis üle 3/4 nende käive jääb alla 100 000 euro aastas. Ja see alla 100 000 euro tähendab seda, et need võivad olla seal 20 000 või 40 000. Maksuamet on öelnud, et need huvitavad need, kes tegelikult peaksid käibemaksu maksma ehk mille käive on ületab 40 000 eurot, aga et tegelikult nad seda käibemaksu ei maksa. Meil on teatavasti nii, et sa võid ennast võtta täitsa rahulikult käibemaksu kohustuseks ja siis sa võid ennast käibemaksu kohustusest maha võtta, et see on seadusega täiesti ette nähtud. Mulle tundub, et kogu see asi on väga toores, et seda järjekordselt ei ole läbi mõeldud, see on jõudnud avalikkuse ette ja tekitanud
minus ja väga paljudest teistest inimestest taaskord sellise tunde. Eesti Vabariik, Maksuamet ja Rahandusministeerium lähtub a priori sellest, et kõik inimesed ja kõik ettevõtjad on sulid ja neil tuleb väga pingsalt jälgida, et äkki nad varastavad kopika ja selleks lüüa kamm turja kõigile. Ja see meenutab mulle sellist nagu jälgimisühiskonda ja see ei ole üldse mugav, et me mõtlesime, et me teeme kodanike ühiskonna, kus on usaldus kõige peamine, aga me näeme Maksuameti ja Rahandusministeeriumi väga paljudest ettevõtmistest seda, ettevõtjat ei usaldata, väikeettevõtet ei usaldata hoopiski, vaadake, mis on toimunud möödunud aastate jooksul on siis nende autode registreerimisega, mis on seal väikeettevõtjate kasutuses, kes teevad oma tööd, jah, mõni aferist registreerib oma Porsche töösõitudeks või siis nagu kaubikuks, seda juhtub tõepoolest, aga need on väga väikesed ja pisikesed juhtumid ja siis, kui me hakkame nagu suure masinaga ajama seda 0,3% taga, siis see mainekahju on minu meelest palju suurem kui see materiaalne kasu, mis sealt saadakse. Nojah, ja on ka perioodilised sellised pisikesed maksupettused, mida tehakse, mida tuleb ikka ette. Maksu- ja Tolliamet viitas ka lõppenud nädalal sellele, et suvel lähevad väga paljud lapsed tööle, kui ei lähe maleva kaudu, siis püüavad otse minna ja Maksu- ja Tolliameti väitel nad on seda natuke uurinud, et seal tehakse küll selliseid pisipettusi, lastele ümbrikupalga maksmine või sularahas peo peale maksmine on täiesti tavaline, töölepingut ei sõlmita, mis minu jaoks oli natuke uudne informatsioon on see, et Eesti seaduste kohaselt ka proovipäev, kui laps teeb tööd või inimene teeb tööd, kas see on tasustatav. Ehk siis levinud on see, et selle eest raha ei maksta, öeldakse, sa proovipäeva ei läbinud ja nii edasi, aga need on kõik pisikesed, see on kõik detailid, need on emotsionaalsed asjad, mis tegelikult riigikassat ei täida. Ma olen nõus, meil muidugi on ebaausaid ettevõtjaid, kes seda käibemaksu tasumist väldivad sellega, et mõne minutiga on võimalik endale lihtsalt uus osaühing ja uus juriidiline keha registreerida, enne kui sul siis see 40 000 täis tiksub, mis siis on käibemaksu maksmise kohustuslik määr, aga see on nii väike osa ettevõtluskeskkonnast kui tervikust ja tulles korra tagasi selle eesmärgi juurde, et eesmärk on riigieelarve korrastamine, riigieelarve tasakaalu poole aitamine, siis summaarselt seal väikeettevõtluses lihtsalt ei ole selliseid summasid, mis riigieelarvet kuidagi aitaks paremuse poole, et isegi kui see on nii optimistlik prognoos, et on võimalik koguda 10 miljonit aastas või siis 40 miljonit 4 aasta peal oli vist see, mis Maksu- ja Tolliamet ise prognoosis, siis ka see meid mitte kuidagi eelarve tasakaalu poole ei aita, sest et riigieelarve kontekstis on tegemist nii tühise summaga ja selle võrra ma leian samamoodi, et see lähenemine on kaugel proportsionaalsusest, me teame, et suurtel ettevõtetel on suured võimalused maksudega optimeerimiseks ja väikestel väikesed võimalused ja sinna ressursside väikeste peale sihtimine ei tundu mõistlik. Just, et ja ka see keskpunkt või see kõige olulisem asi selle juures on siis see, et meil on siiamaani Eestis siis kehtinud pangasaladuse põhimõte. Ja see tähendab siis seda, et riigiasutused saavad inimese või ettevõtte pangakontole ligipääsu, nendele andmetele ligipääsu siis, kui tema suhtes käib mõni menetlus, näiteks Maksuamet või Siseministeerium kuriteo uurimine või midagi taolist. Ja see põhiline olukorra muudatus, mis nüüd siis tekiks, oleks see, et Maksuamet tahab näha kõikide inimeste ja ettevõtete pangakontode tehingu andmeid ja neid regulaarselt oma andmebaasist läbi lasta, et siis vaadata, et ega keegi maksudest kõrvale hoia. Ja siin nendes Maksuameti selgitustes jookseb pidevalt läbi, et käsitsitöö vähendamine ja käsitsitöö vähendamine, nad annavad endale selgelt aru, et need juhtumid on need juhtumid on suhteliselt vähe ja siis, kui nad peaksid sellega tegelema hakkama, siis nad peavad hakkama selle ühe ettevõttega eraldi tegema ja see tähendab seda, et üks inimene või 2 inimest selle asjaga tegelevad. Ja selle käsitsitöö vähendamise hind on siis see, et okei, me ei taha seda käsitsitööd teha tõepoolest, aga teeme siis nii, et me nagu lõhume ära selle pangasaladuse, võtame kõikide ettevõtete ja inimeste pangakontode sisu, laseme oma andmebaasist läbi, paneme algoritmi peale ja kui kuskil hakkab punane tuluke tööle, siis alustame käsitööd. Käsitööd tuleb neil nagunii teha, aga sellest kuskil ei pääse. Aga see, kuivõrd kergekäeliselt loobutakse siis sellest pangasaladuse niivõrd olulisest klauslist, selleks, et vähendada oma käsitööd paaril
või ma ei tea, 10 töötajalt või mingisugusel osakonnal, et see on nagu täiesti hämmastav, et kui see ei ole süvariik, siis mis asi see on? Jah, ma arvan ka, et tehisintellekti ei saa veel rakendada selliste asjade kontrollimiseks, et see on ikkagi inimene ja oskustega inimene, kes sellist asja peab tegema, aga jah, tõepoolest jälgimisühiskond on tegelikult olnud probleem ja probleem ka varem, enne kui see loodetavasti siis uitmõte hakata eelkõige siis ettevõtete pangakontosid regulaarselt kontrollima või üle vaatama, et millised rahad sealt kuhu liiguvad ja millised ei liigu. Meenutagem, et õiguskantsler on juhtinud tähelepanu ka turvakaameratele, mida pannakse iga nurga peale, igaüks, kes tahab põhimõtteliselt, paneb turvakaamera, keegi ei saa kontrollida, keda ja mida selle turvakaamera pildiga edasi saab teha ja mida mitte ja nii edasi, et tegelikult ma ei tea, ütleme niimoodi, et mina isiklikult ei tunneta veel mingisugust ohtu, et riik liigub nagu süvariigi poole ja loodetavasti see ka nii ei ole, sest üldiselt ikkagi ma tunnen, et ma olen avatud ühiskonnas ja meie siin raadios saame rääkida kõigest, mis me tahame ja kirjutada kõigest, mis tahame ja sotsiaalmeedias võib lugeda ka seda, mida tegelikult ei tohiks üldse kirjutada avalikkuse ette, aga ikka loeme. Aga sellised pisikesed sammud jah, ühel hetkel võivad viia meid sinnani, et me avastame, et ohoh, kuidas see nüüd nii läks? Ma loodan, et seda kunagi ei juhtu. Mina tahaksin selle hiiliva jälgimisühiskonna puhul hoopis tegelikult teise nüansi välja tuua, et nii see pangakontode monitoorimise võimalus, kui näiteks ka palju on kritiseeritud selles võtmes kavatsust hakata maanteedel keskmist kiirust mõõtma, kõiki autosid salvestama ja filmima, et tuvastada siis mõned kiiruse ületajad. Et sellised kavatsused, mis tugevalt riivavad ühest küljest inimeste õigust privaatsusele, aga teisalt loovad selle võimaluse, et vajadusel, soovi korral või ka halva tahte korral on võimalik neid samu tehnilisi lahendusi ja süsteeme kasutada oluliselt suuremaks jälgimiseks, kui esialgu see kavatsus võib-olla ette näeb. Et minu mure on nagu see, et kui me praegu hakkame ehitama infosüsteeme selleks üles ja neid tehnilisi lahendusi, mis võimaldavad suurtes kogustes pangakontode andmeid töödelda ja koguda või siis mis võimaldavad, eks ole, siis üle-eestilist sellist kaameravõrgustikku, et me saame teada vajadusel, et kes, kus ja kellega sõidab, et siis kui me samal ajal vaatame seda julgeolekuolukorda, vaatame arenguid, mis toimuvad, mitte ainult, eks ole, Gruusias, vaid ka siin Euroopa Liidus nagu Ungaris ja Slovakkias, et siis kas me nii palju ei suuda ettepoole vaadata, et praegu kõigi aegade siis kõige liberaalsema valitsuse juhtimisel mitte hakata ise ehitama üles seda tööriistakasti, mida mõni järgmine teise meelsusega võim võib kasutada väga kurjasti. Ma arvan, et see, miks meil niimoodi läheb ja miks meil need asjad meil niimoodi toimuvad, et aeg-ajalt tekivad täiesti sellised ootamatud ettepanekud muuta seadusandlust nii, et kodanike, mitte nüüd põhiõigused, aga riigi ja kodanike usaldust väga võimsalt lõhkuvad ettepanekud tulevad lauale, et ministeeriumi ametnikud ja seejuures mitte kuigi kõrged ametnikud, kelle laualt see on tulnud, siis räägivad sellest rahulikult, me mäletame ju mitte väga kaua aega tagasi olnud see, kui siis Tarbijakaitseametil oli üks samasugune kaasus. Et minu jaoks näitab see seda, et riigil puudub, või ütleme siis riigi puhul antud juhul, ma mõtlen muidugi valitsust, puudub selline, vabandust nüüd Eesti 200, ma ei laenanud teie käest seda mõtet, suur plaan, ehk Eesti Vabariigi strateegia mõtte võimekus on minu jaoks täielikult ära lagunenud. Ja selle üks põhjuseid on siis see, et Reformierakond, kes võimule tulles sai sisuliselt nagu piiramatu limiidi, et me elame mingisuguse halvasti valgustatud monarhia tingimustes ja meil ei ole võimalik monarhi kuidagi ümber valida, sellepärast et Reformierakonna ülekaal Riigikogus on nii suur, nagu ta on, ja kogu see valitsuse tegevus juhindub ainult
sellistest suvalistest hetkedest, suvalistest skandaalidest, mis tulevad esile, mingit tuld tuleb kustutada, samal ajal kõik teavad väga hästi üha paremini, et elu on ajutine, võib-olla tuleks nagu kohe krabada ära see, mis saab, ja sellist nagu pikka vaadet, ehk et kuhu me seda riiki nüüd tahame viia, kuidas me tahame oma eksistentsiaalset olemasolu selles Ukraina sõja tingimustes kindlustada, aga minu jaoks on see nagu lihtsalt piinlik, et sihik on ammu nagu läinud fookusest välja, mingisugust sihikut ei ole, püss on käes, sellega rapsitakse paremale vasakule, mõnikord läheb õigesse kohta, mõnikord ei lähe õigesse kohta, täiesti piinlik. Ja ma viitan veel kord sellele, millele ka Põim juba viitas, et 10 miljonit aastas loodab Maksu- ja Tolliamet selle meetmega saada, 40 miljonit 4 aasta jooksul. Sõbrad, me räägime sellest ka selles saates veel, aga vaadake otsa majandusseisule, vaadake otsa eelarvele ja mina ei kujuta ette, et selle 10 miljoni ja 4 aasta peale 40 miljoni juurde, nüüd ma tahaks näha selle tabelit teist otsa, ehk siis tõepoolest see, millele me kõik oleme siin ka viidanud, et kui palju see võtab kulutusi, sest mina ei usu, et AI selle kõik otsast lõpuni ära teeb. No õnneks me oleme alles sellises staadiumis selle hullumeelse ideega, võib julgelt seda hullumeelseks nimetada, kus toimub nii-öelda avalik eelhäälestus siis väljatöötamiskavatsuse loomiseks üldse, ei ole õnneks isegi seda väljatöötamiskavatsust. Ma küll väga loodan, et siis nii poliitilised olud kui siis muutuvad piisavalt ja inimestel võib-olla tuleb mõistus pähe, et sellist hullumeelset ideed tegelikult ellu viima ei hakatagi. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab Põim Kama, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Valitsus kiitis lõpuks heaks tänavuse negatiivse lisaeelarve, mis sisaldab 115 miljoni euro ulatuses kokkuhoidu ja 68 miljoni euro ulatuses kärpeid ja sellest me oleme siin küll juba kuude kaupa rääkinud, et kogu see protsess on olnud naeruväärne, kuidas meie eelarve mahu juures seda eelarvekärbet tehakse. Nüüd on see siis valitsuse poolt vastu võetud ja kui me vaatame seda kärpe suurust ja kärpe protsentidena erinevate siis ministeeriumite ja ametite eelarvest, siis me näeme, et need kärped on sellised altpoolt vaadast 0,16%, 0,42%, 0,61%, 1,13% Haridus- ja Teadusministeeriumil, aga nemad on alati olnud käbedad, kärpime Justiitsministeeriumil 1,8% ja Riigikantselei, tõepoolest hiigelsuur organisatsioon, on suutnud kärpida 3%. Et kui me mäletame eelmist suurt seda kärpelainet, mis oli koos majanduskriisiga, siis kärpisid kõik ministeeriumide ametid 5%, nagu tänapäeval moodsalt öeldakse, üle välja ja siin me näeme, et alustame 0,16 ja siis lõpetame kuningliku 3,2%-ga ja siis mida siis valitsus võiks nüüd plaksutada iseendale, et me saime hakkama sellega ja me oleme sellega tegelenud, tuletame meelde, millal see jama kõik algas, sellest hakati rääkima juba möödunud kevadel ehk aasta tagasi, kui lubati kokku hoida 500 miljonit kuni 1 miljard omavahelistes vestlustes, lõpuks saadi 50 hädaga kokku ja tänaseks me oleme jõudnud siis selle numbrini, et seal on siis kokkuhoidu ja muud on siis umbes 170 miljoni ulatuses. No ja see miljard ootab meid alles ees, meid kõiki selles mõttes, et see on järgmiste aastate probleem, aga loomulikult see negatiivne lisaeelarve saab parlamendis heakskiidu, aga siis tekib küsimus, jah, tõepoolest, mis edasi, et üks asi on selline statistiline suur eesmärk, rahandusminister võib ju õnnelikult uhata, et kui tõepoolest see 183 miljonit lisaeelarvega saab kokku hoida, siis on pluss kirjas, sellepärast et Eesti mahub lubatud Euroopa Liidu 3%-lise eelarve miinuse sisse, väga napilt serva pidi, aga siis mahub, aga tegelikult on tõepoolest küsimus ikkagi see, et kus see pisikene 115 miljonit kokkuhoidu siis ikkagi tuleb ja kas see 68 miljonit sellesse lisaeelarvesse planeeritud lisatulu on võimalik kokku korjata, näiteks riigiettevõtete dividendidelt. See on hea küsimus. Ehk siis Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni liige, poetas lõppenud nädalal ühe lause, et see kokkuhoid on samas suurusjärgus nagu kavandatava keskkonnamaja maksumus.
et kui neid võrdlusi tuua lauale, siis tõepoolest asi muutub natukene absurdiks. Ja ma esiteks tahaks öelda, et ma arvan, et on väga hea, et see raskelt tulnud kokkuleppe lõpuks siiski tuli ja seda tõepoolest puhtalt sellepärast, et Euroopa Liidu eelarve raamidesse mahtumine on oluline selles võtmes, et kui Eesti seda ei suuda, siis see võib kaasa tuua päris suuri ebameeldivusi. On see siis ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus, millega võivad käia kaasas siis see, et riigi finantside korrastamiseks hakatakse meile väljaspoolt suuniseid ja korraldusi olema ja võivad ka järgneda, eks ole, finantssanktsioonid või mingid teatud rahastamiste peatamised Euroopa Liidu poolt, et vähemalt ajutiselt nagu see risk sai maha võetud ja see on hea. Aga mina seda lisaeelarvet vaadates jõudsin sarnasele järeldusele, et tegelikult ju midagi väga ei kärbitudki, et üle 3% sellest summast moodustuvad siis täiendavad tulud, mida kavatsetakse koguda ja kärpeid jäi seal alla 2/3 ehk kokkuhoiutegevusi, aga ka nende puhul on seal palju sellist, mida saab tegelikult lihtsalt ühelt realt teisele ümber tõsta, investeeringuid edasi lükata järgnevatesse aastatesse ja mõningaid ülejääke maha võtta ning et see suur pilt on see, et tegelikult sisulisi põhimõttelisi kärpeid ja neid valusaid otsuseid, millest me oleme palju kuulnud, neid siiski praegu ei tulnud. No jah, viidatakse, eks ole sellele, et kokkuhoid võiks tulla riigi ettevõtete majandamise tegevuskuludelt. Mina sinna väga suuri lootusi ei paneks. Ilmselt on võimalik jätta ära mõned lähetused, mitte kõik. Loomulikult peavad ametnikud käima lähetustes ja kohtumistel ka väljaspool Eestit. Ilmselt saab natuke tõmmata kokku koolituskulusid. Ilmselt saab jätta mõne tabureti ja laua ostmata. Ei ole hullu. Saame näha ja kuulda eeloleval suvel suvepäevadest, kas need toimuvad või mitte. Aasta lõpus saame näha ja kuulda tulemustasudest, kas neid makstakse või mitte. Ma ei usu, et siit tuleb 20 miljonit. Kõvasti peab kärpima olema välja lugenud ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. Ehk siis raha võetakse natuke ära e-residentsuse programmist, turismi valdkonnast, välistalentide Eestisse melitamisest. Sellest ma ei saa päris hästi aru, et talent on selline nähtus, et talent leiab ise endale kõige sobivama koha, et talenti väga ei peaks nagu maksumaksja rahaga kuhugi meelitama, ma arvan seda. Ja veel üks oluline asi on see, et viidatakse sellele, et eelmise aasta riigi eelarvesse kanti üle umbes 900 miljonit eurot, mis jäi 2022 siis eelarvest kulutamata. Ma arvan, et samasugune asi on ka seekord, et mõni hästi kavandatud riigihange luhtus ja mõned planeeritud kulutused jäid tegemata. Ega siis midagi väga hullu ei juhtunud ilmselt, et võib-olla peaks hoopis otsa vaatama nendele rahadele, mis on eelarvesse planeeritud, aga mida ei suudeta ära kulutada, et võib-olla ei ole vaja neid kulutusi teha. Mu lähenemine on lapsik, ütlevad väga paljud riigiametnikud nüüd ja Rahandusministeeriumi ametnikud, aga olgu lapsik, aga kui me ei suuda ette nähtud raha ära kulutada, siis ärme planeeri seda raha tulevikus, mõneks ajaks. Minu jaoks on kõige suurem probleem siiski see, et sellisel nii eelarvel kui eelarve kärpimisel puudub igasugune kodaniku ühiskonna järelevalve võimalus. Ja see puudutab nüüd meie riigieelarve ülesehitust, et kuna meil on siis tegevuspõhine eelarve, milles märgitakse mingisugune programm, mingisugune projekt ja selle kulud võivad siis joosta horisontaalselt läbi väga erinevate ametkondade, läbi erinevate ministeeriumite, siis mida on miljon korda räägitud, et tegelikult tavaline inimene ja isegi võiks öelda, et väga nutikas majandusinimene ei pruugi üldse aru saada, et kuidas meie riigieelarve toimib ja me ei oska ka aru saada, et kus võiks olla liiga palju ja kus võiks olla vähe ja see tähendab seda, et avalikkus ei suuda teha kontrolli selle ülimalt olulise dokumendi üle ja see on üks asi, mille Reformierakond kunagi on sisse viinud ja siiamaani hoolimata kõigest keeldub ega soovi seda siis ära lõpetada. Et isegi endine rahandusminister Aivar Sõerd on korduvalt tunnistanud, et see on väga raskesti arusaadav ja see on väga raskesti mõistetav viis eelarvet esitada. See on kaugel sellest, milline peaks olema
valitsuse avatud suhtlemine oma kodanikega, et me saaksime aru, mida ja kuidas, mille peale raha kulutatakse. Jah, sellest saadakse väga hästi aru, aga kujutage ette, kui mõnus see siiski on, et sa valitsed ühte riiki, sul on selleks üle 10 miljardi siis eelarves raha ja tegelikult ei saa mitte keegi teine väljaspool valitsust, ei saa aru, kuidas seda raha kulutatakse ja kuhu see läheb, sellepärast, et eelarve tehakse avalikkusele selliselt, et avalikkus ei suuda sellest aru saada ega saagi saada, aga samal ajal on olemas kulupõhine eelarve ja see on kõikidel ministeeriumitel, ametitel endil olemas. Nii et valitsusaparaadis sees on ülevaade, aga väljaspool ei ole ülevaade ja kui seda ei kasutata hämamiseks, no milleks seda siis üldse veel vaja on? Mulle tundub ka, et see riigieelarve ümber valitsev segadus on nii suur, et asjaosalistel endal on ka keeruline aru saada, et kuidas seda eelarvet tuleb lugeda ja tõesti selle nädalane üllatus, et käesoleva aasta riigieelarves võib olla 100 miljoneid märkamata raha, mis on eelmisest aastast üle kantud ja tegelikult keegi ei tea, kui palju seda on, et seda ülevaadet ei ole tehtud, neid numbreid alles otsitakse kokku, et kui kogu ressurss on kulunud selle negatiivse lisaeelarve kokkukraapimisele summas, eks ole, 183 000, millest kärpeid 115 000, siis samal nädalal, kui see siis on nagu vastu võetud, selgub, et ilmselt palju rohkem raha on riigieelarves kusagil siis nagu märkamatuks jäänud. Et see jah ei kõnele sellest, et oleks selget arusaama, ülevaadet ja visioonist rääkimata, et kuidas seda olukorda korraldada. Aga ma tuleks võib-olla korra selle juurde tagasi, et selline see peataolek, mis praegu kaugele silma paistab ja see, et ka selle negatiivse riigieelarve puhul ei tahetud võtta vastu selliseid kaalukamaid poliitilisi otsuseid, et millised on siis valitsuse eelarvepoliitilised prioriteedid, milline on rõhuasetus tulevikuks, millele keskendutakse, et ainus erand, mis oli kaitsevaldkond, seal oli konsensus, et kaitsevaldkonna eelarvet ei vähendada. Ühestki teises valdkonnas me seda praegu ei näinud ja minu jaoks see selline vältiv käitumine nende küsimuste ümber tegelikult kõneleb sellest, et tõeliselt raskeks läheb augustis, kui on vaja kokku saada järgmise aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia, sest et seal haigutava miljardilise augu puhul on valusatest otsustest kõrvale laveerimine oluliselt keerulisem. Jah, ja sellest augustist räägitakse väga palju ja minu jaoks on täiesti naljanumber, kuidas avalikkusele püütakse maha müüa seda, et oi, me ei aruta riigieelarve strateegiat enam 2 päeva mõisapargis, et tohutu kokkuhoid on, jätke naljad, me räägime miljardist eurost, jumala pärast, sõitke mõisaparki ja arutage 3 päeva või 30 päeva, aga jõudke sellega tulemuseni või ärge sõitke sinna, aga aega augustini tegelikult oodata ei ole ja seda tunnistavad ka kõik valitsuse juhtpoliitikud. Nüüd opositsioonil on muidugi selles mõttes poliitiliselt head ajad, et käia välja oma ideed, kuidas kohe saaks nagu riigieelarvesse raha, on ka muidugi poliitiliselt hästi mõnus, et Rail Balticu projekt ära külmutada, maksuküür ära kaotada, pankadele täiendav maks peale panna, rohepööre ära lõpetada, lihtne on noopida selliseid loosungeid, rohepöörde lõpetamine näiteks või pankadele kasumi maksu suuruse üle arutlemine, aga see kuulub poliitika juurde, aga mina ütlen veel kord, et jumala pärast, ärge oodake augustini ja kui vaja, oodake augustini, sõitke jumala pärast nädalaks või 2 kuhugi mõisaparki, jalutage seal, aga leppige kokku see miljard, kus see tuleb? No ma arvan, et see koht nüüd väga palju ei mõjuta, et sama asja võib teha ka mingisugust tuumakeldris või Stenbocki maja või keldrikorrusel, et selleks ei ole vaja sõita kuskile maale, et head mõtted tuleksid. Aga tegelikult ma tuleksin sinu jutu juurde tagasi selles mõttes, et maksuküüru ärajätmine on tegelikult üks väga hea võimalus raha kokku hoida ja maksuküüru ärajätmine erinevate arvestuste järgi 400–500 miljonit eurot. Ja see on sümptomaatiline, et ükskõik mis asendis sa seda ei küsiks, kas sa oled püsti pikali, kas see on avalik-õiguslik
raadiojaam, avalik-õiguslik telejaam, eraraadio, erameedia, eraajaleht küsivad, et milleks on vaja seda 500 miljonilist kulutust praegu nii pingelise eelarve ajal. Valitsus vaikib nagu haud ja sellele küsimusele üldse ei vastata. See on ammu muutunud nii piinlikuks ja häbiväärseks, et oma mingisugust poliitilist sildikest hoitakse üleval, samal ajal nagu kangutatakse tõepoolest mingisugused naeruväärsed protsendikesi mõne ameti käest, aga sul on 500 miljonit laual. Ja sa teed nägu, et toas elevanti ei ole. Lihtsalt ei ole, näed, tuba on tühi, pole siin mingit elevanti. Et kui see päev tuleb, kui ükskord nagu hakkab valitsus tõsiselt rääkima maksuküürust ja üldse teadvustab selle probleemi ja hakkab tõsiselt üle arutama, et no siis ma panen küll küünla kuhugi. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab, Tallinna stuudios Põim Kama, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd eurovalimistest, jah, see peaks olema selline kuum teema, et inimesed kodudes arutavad, et kas sa nüüd valid Marina Kaljuranda või valid sa Riho Terrast või valid sa, no ma ei tea, Sven Mikserit või Indrek Tarandit, aga fakt on see, et inimesed kodus sellest nüüd väga palju ei räägi, et praegu toimub alles eelhääletamine nädala algusest alates, eelhääletamisel käinute protsent ei ole just tähelepanuväärne ja kas Europarlamendi valimistel hääletamine jääb siis nii loiuks, et jääb alla ka eelmisele korrale, kus oli see valimishuvilistest protsent oli siis kuskil 37 või ületab seda, et seda me ei oska täna öelda, aga homme õhtuks on see juba selgelt teada. Nüüd tuleb ka arvestada seda, et nüüd loetakse siis valijate hulka ka need, kes viibivad välismaal, nii et mingisuguse osas on valijate hulk tõusnud, aga see ei ole nimetamisväärne. Nojah, umbes 20% on praeguseks olnud valimisaktiivsus, ehk siis 20% on valimas käinusid. Aga palju seda ei ole, kui arvestada, et 1,5 ööpäeva on veel valimisteni jäänud ja ainult täna südaööni saab valida ka siis elektrooniliselt, et homme seda võimalust enam ei ole. No loodetavasti see protsent veel kasvab, et mage, kui ta sinna alla 35% jääb, et see näitab nagu mingisugust apaatsust, millest me võib-olla ka jõuame rääkida, aga vaatasin numbreid lõunanaabrite juures. Lätis on olukord ikka päris hull. Eile õhtuse seisuga oli Lätis hääletamas Euroopa Parlamenti liikmeid valimas käinud veidi üle 8%, ehk siis see on ikka päris loid suhtumine, ma pean tunnistama. Leedus jälle on päris korralik protsent, aga leedukad on ilmselt sellises valimisrattas, et neil just olid presidendivalimised, neil on otsevalimised, rahvas valib, nüüd on Euroopa Parlamendi valimised ja oktoobris tulevad parlamendivalimised, nii et nad on sellises rattas sees ilmselt, valimisrattas. Jaa, selles mõttes võib ennast õnnitleda, et tõesti lätlastele me oma selle poliitilise motiveerituse ja ühiskondlikult tubli käitumisega ilmselt ikkagi ära teeme, et mina julgen prognoosida praegu, et see valimisaktiivsus ikkagi sinna 38–40% võib kujuneda, mis oleks samas suurusjärgus enam-vähem, mis see oli siis aastal 2019 ja väga palju sõltub praegu siin viimasel hetkel sellest, et kuidas erakonnad suudavad oma valijaid välja tuua ja neid motiveerida, milleks on ka põhjus, sest et lõpuheitlus erakondade vahel on kujunenud äärmiselt tasavägiseks ja pingeliseks, et 4 suuremat erakonda kohtade nimel lahingut peavad ja ootasin siin üleeile, et millal tuleb see erakondade lõpukampaania, et ainult sinu hääl on veel puudu ja kui sa meid ei vali, siis pääsevad meie vastased hoopis Euroopa Parlamenti, ehk siis see kampaania, millega veel viimaseid kõhklejaid või siis neid, kes lihtsalt ei viitsiks kodust välja, püütakse nagu motiveerida ja eile õhtust see ka sotsiaalmeedias suure hooga lahti läks, kui siin ka veel viimaseid reitinguid avaldati, et siis hakkasid kõik erakonnad seda viimast võitlust pidama ja ausalt täna ennustada ei julge, kuidas kohad jaotuvad. Jah, aga ma tahan öelda kõigile kuulajatele ka seda, et tegelikult mitte valimine ei ole üldse absoluutselt mingi põhjus. See ei ole mitte kuidagi põhjendatud. Seda ei saa põhjendada ajapuuduse, internetiühenduse puudumisega, välismaal viibimisega, ka mitte sellega, et ühtegi sobivat kandidaati ei ole. 78 kandidaadi hulgast ilmselt on võimalik leida enam-vähem
Noh, natukenegi sobib maailmavaade või erakond või poliitik, et valida on lihtsam kui kunagi varem, et mina ei lähe ühtegi põhjust, kui inimene ütleb, et ma ei lähe valima, sest et küsimärk. Jaa, no nii nagu kirjutab tänas Postimehes, siis Postimehe välistoimetuse juhataja Evelin Kaldoja, et eestlane on ratsionaalne inimene. Me oleme kõik stabiilsed geeniused, aga siis me oleme kõik veel väga ratsionaalsed ja me tegeleme nende asjadega, mis on meile olulised ja mis olulised on meile need asjad, mis on meile lähemal ja need asjad, mis annavad mingisuguseid reaalseid tulemusi. Seda võiks nimetada selliseks terveks mõistuseks või talupoja mõistuseks või mis iganes. Ehk et me teeme neid asju, mis meie eluolu kuidagi siis nagu muudavad. Euroopa Parlamendi valimiste puhul on suhteliselt keeruline aru saada, et kuidas see meie eluolu siis päriselt muudab, et kas seal on näiteks Brüsselis ja Strasbourgis käib Martin Helme või käib seal siis Jaak Madisson, kas seal käib Mihhail Kõlvart või kas seal käib Yana Toom või on seal Paet või on seal keegi teine või kolmas. Et kuidas see ikkagi meie heaolu mõjutab. Nüüd see on selline kitsas fookus, igapäevase elu fookus ja Euroopa Parlamendi valimistel võiks pigemini lähtuda seekord küll sellisest nagu laiemast fookusest, et Eesti ja Euroopa tuleviku suhtes on hea, kui sinna kui Euroopa Parlamenti satuvad inimesed, kes on terve mõistusega. Ja ma ausalt öeldes ei tõmmagi siin mingisugust joont nende erinevate erakondade vahel. Meil on oluline see, et Euroopa Parlamendi roll siis Euroopas on muutunud aastatelt üha olulisemaks ja olulisemaks. Kunagi seda nimetati Mikki Hiire parlamendiks, sellepärast et komisjon ruulis, sellest ei sõltunud mitte midagi, aga tänapäeval on parlament muutunud väga, väga mõjukaks ja tegelikult siis oleneb ikkagi parlamendist, et kes ja kuidas saab siis Euroopa Komisjoni juhiks ehk Euroopa peaministriks nii-öelda. Et selles mõttes ma soovitan, et minge valima, aga tehke selline tehke selline otsus, mis lähtub tervest mõistusest, valige sinna need inimesi, kes teie meelest on head, unustage ära see nagu erakondade värk, nagu nii seal Reformierakonda ega Keskerakonda ei ole Europarlamendis, seal on hiigelsuured parteiperekonnad, kus on 200, 300, ma ei tea, mingisugune 150 inimest koos, nad lahustuvad nendesse suurtesse perekondadesse ära, aga lihtsalt, et seal on nagu terve mõistusega inimesed, kes ei hakka segast peksma, kes ei lähe õhtul linna peal kuskile jooma, kes ei tekita mingisugused seiklusid, kes ei tekita konflikti politseiga. Valige sinna Eestist mõistlikke, tarku ja terve mõistusega inimesi ja ma arvan, et see võiks olla nagu hea valik. Ma ütlen Priidule juurde, et kui sa räägid tarku ja terve mõistusega, et siis Eesti seaduste kohaselt inimene, kellel on pandud vaimse puude diagnoos, ei saagi kandideerida. Aga mõnikord poliitikud käituvad nii, nagu neil oleks diagnoos, aga nad on kuidagi arstiradari alt läbi jooksnud. Täna teel stuudiosse püüdsin taksojuhti veenda, et ta ikkagi valima läheks, ta ei olnud veel hääletanud ja küsis, et kas ma soovitan kedagi, ma soovitasin südametunnistuse järgi valida, aga kindlasti valida. Aga ma võib-olla avaksin kõrval selle, et tõesti, et üks asi on selle hääletuse oluline mõju Euroopale ja see võib olla ka läbi aegade üks olulisemaid Euroopa kontekstis Euroopa Parlamendi valimisi üldse, mitte ainult, et kes esindab seal Eestit, vaid milliseks kujunevad ka teiste riikide esindatused ja millise maailmavaate ja poliitilise positsiooniga inimesed siis hakkavad Euroopa nägu kujundama edaspidi. Aga Euroopa Parlamendi valimistel Eestis on kahtlemata ka sisepoliitiline mõju. Et see, milliseks homme öösel vastu esmaspäeva valimistulemused kujunevad, ma arvan, et mõjutab väga mitme erakonna tulevikku Eesti poliitmaastikul. Esimesena võib-olla tooksin EKRE, mille puhul, kui Martin Helme tulemus ikkagi jääb Jaak Madissoni tulemusele väga tugevalt alla ja praegu paistab, et jääb, siis ees ootavatel erakonna esimehe valimistel võib rahulolematuid hääli kosta erakonna seest rohkem, kui neid juba siin on kostanud ka. Samamoodi Eesti 200 sees kasvab ilmselt surve erakonnale uus esimees valida sügisel ja Kristina Kallas sel nädalal ka ütles, et ta kaalub kandideerimist, sest et on ka teada, eks ole, et Eesti 200 sellel ringil jääb mandaadita.
Keskerakonnale oleks samuti ühegi mandaadita jäämine ajalooliselt halb olukord, mis muudaks ka selle perspektiivi juba järgmisel aastal toimuvate kohalike valimiste võtmes väga nukraks. Ja kindlasti ka see, et kui Reformierakond peaks piirduma ühe mandaadiga, siis tekib ka seal, ma arvan, päris tugev sisekaemus. Nojah, ja parlamendivälised parempoolsed, et kui nende tulemus nad ilmselt ikkagi kohta parlamendis ei saa, aga seda näitab homme. Parempoolsed toetus, kus juures on teinud 2 nädalaga tohutu hüppe. Just, et see iseenesest saavad koha, ei saa kohta, see toetusprotsent ja vaatame seda valimistulemust ja kui võrrelda siis tõepoolest Eesti 200 toetusprotsendiga, siis parempoolsed on teinud poliitiliselt väga tugevat tööd muidugi. Neil on see võimalus, suurepärane võimalus ka, et nad on esiteks väga häälekad, nad on väga aktiivsed olnud oma poliitilist kampaaniat tegemas, vaatamata sellele, et nad ei ole parlamendi tasemel arvestatav poliitiline jõud, aga nendel on ka õudselt lihtne tegelikult selles mõttes, et neil puudub absoluutselt igasugune opositsiooni ja ka koalitsiooni poliitiline vastutus, et neil on praegu seda poliitikat lihtne ajada. Aga lihtsam, kui oleks parlamendipartei. Kõige olulisem kogu selles mängus on siiski, sisepoliitilises mängus on Reformierakond, sellepärast, et Reformierakond nende valimiste kontekstis siis suure tõenäosusega loodab saata Kaja Kallase Euroopa Komisjoni, vabaneda peaministrist, kes ei suuda valitsust juhtida, reformida valitsust, valida uus peaminister ja saada kivi tagant välja, sellepärast, et eesootavad ülesanded on väga-väga suured. Ja kui uskuda nüüd neid jutte, mis on hakanud ringi käima, siis miks mitte ei võiks uueks peaministriks olla Andrus Ansip. Ja siinkohal lõpetame oma tänase saate. Ootame teid taas nädala pärast. Kõike head! Keskpäevatund.